kriitiku poolt etteheidetud, et mis nendest 50-aastastest enam tahta. Ei, neid pole enam tähtsusin poliitikas midagi muuta. Meil on ka noori liikmeid ja selle tõestuseks on teile järgmine ettekandja. Sissejuhatuseks tahaks ma öelda ühte asja. Ma ei usu väga horoskoope, aga midagi antakse inimesele sünnikuupäevaga vist kaasa. Kui inimene sünnib 20. augustil 1991, siis on suur tõenäosus, et hakkab ühiskonna asjades aktiivselt kaasa rääkima. Palun, Sergei. Sergei on sünnib 20. augustil 1991. Tere päevast ka minu poolt. Minu teema on väga lai. Tänapäeva noorkonservatiivsest valitsemisest, seetõttu ma natuke kitsendan ja püstitan 2 küsimust, millele tahaks vastut otsida. Esimene on siis, kas tänapäeva noor inimene üldse tunneb huvi konservatiivse ideoloogia suhtes. Teine küsimus on, kas konservatiivse valitsemise juures on võimalik tugeva rahvusriigi ja multikultuurse ühiskonna harmoonia. Et vastata esimesele küsimusele, tuleks tegelikult küsida noortelt inimestelt, mis tekib nende peades, kui nad kuuluvad sõna konservatism või konservatiiv. Ja ma tegin seda, küsisin mõne oma sõbra käest, et mida siis arvata, mis on esimene selline pilt. Ja vastused olid tegelikult natuke kahjuks ootuspärased, ehk siis stiilis väga dogmaatiline ja vanameelne. Tegelikult paljudele ma arvan, et isegi nende peales tekivad sellised pildid nagu mingisugune rangeõpetaja, kes eriti ei salli teisi arvamusi, või siis äärmiselt rahvuslikult meelestatud inimene, kes eriti ei salli teisi kultuure. Et võib arvata, et tavapärane noor lõpuks leiab seda vanamoodse ja betoneeritud ideoloogiana, mis tegelikult ei vasta kaasaegse globaliseeruva ja avatud maailma nõuetele. Noor inimene on saabunud infoajast mobiilne, avatud, salliv ja kindlasti ei poolda progressiivsust. Aga ma väidan, et kasutatud omadussõna dogmaatiline või vanameelne tegelikult ei iseloomusta kaasaegset euroopalikku konservatismi üldse. Kaasaegne konservatiivne ideoloogia selgelt pooldab isiklikku vabadust, austab inimõigusi, avatud majandust, kogukonda, isamaalisust, keelkultuuri ja riigi sõltumatust. Tihti räägitakse, et konservatiivid soovivad säilitada vanu institutsioone ja ühiskonna struktuure ainult säilitamise pärast. Või siis mingisugusest hirmust, et äkki miski enam täiesti läheb sassi või mis tuleb asemele lõpuks ja edasi. Aga mina olen nõus tegelikult mõttega, et kaasaegne konservatiivne valitsemine peab nägema ette uuendusi selleks, et säilitada. See on huvitav mõte, mis tegelikult kõlas raamatu mitmekülgne konservatism esitlusel Tallinnas möödunud aasta detsembris. Samas muidugi see annab ühiskonnale uusi ideid, uut hingamist, aga säilitab seda baasväärtust või baasväärtust, mis on niivõrd tähtsad konservatiivsmi jaoks. Siin on võimalik tõmmata paralleeli tegelikult 2003. aasta rahvahääletusega, mille oli muudetud Eesti põhiseadus, ehk siis põhiseaduse täiendamise seaduse esimene paragrahv kõlab järgnevalt. Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu, lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest. Et ma siin olles Tartu Ülikooli juuratudenk kirjutan uurimistööd sellel teemal, siis aluspõhimõtted Eesti põhiseaduses, natuke uurisin teemat, ja üldiselt juristid on nõus sellega, et Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtted on kindlasti õigusriik, demokraatia ning preambulas sisalduvad Eesti riikluse peamised väärtused. Ehk siis rahvuse, kultuuri, keele säilitamine läbi aegade. Mis sisuliselt juhtus? Eesti astus uude ajastusse suure perspektiiviga Euroopa Liidu liikmena, mis peaks kindlustama ka edaspidi demokraatliku Eesti arengut tsiviliseeritud riikide perekonnas, kui väga formaliseeritud töö. Samas me kinnitasime, et põhiseaduse aluspõhimõtete järgimine Euroopa Liidu poolt on alus või eeldus, miks me üldse sinna kuulume.
Õnneks ei ole põhjusi arvata, et Euroopa Liit võib muutuda üks päev ebademokraatlikuks või hakata kujutama ohtu Eesti kultuurile või keelele. Tegemist on siiski niinimetatud ühinenud mitmekesisusega. Siit järeldub sellest ajaloolisest juba sündmusest, et me muutsime selleks, et säilitada. Nimelt muutsime põhiseadust ja seadusandlust üldisemalt Euroopa Liidu nõuetega kooskõlas ja sellega kindlustasime oma riigi jätkusuutlikkust ehk siis säilitasime seda. Konservatism peab olema noore inimese jaoks atraktiivne. On vaja saada lahti arusaamast, et konservatism on mingisugune monument. See on siiski arenev avatud ning ma loodan salliv mõttelaad, mis areneb kindlatele väärtustele. Eesti poliitikas, nagu me oleme viimasel ajal räägitud, Eesti lahti moraalne kriis. Siinkohal ma olen meie presidendiga täiesti nõus. Paljud inimesed on täiesti pettunud parteides, nad ei usu enam parteide sõnumitesse, ei usu poliitikuid, kes neid sõnumeid püüavad valijateni viia. Valimiskabiinis otsust langetades tihti automaatselt seda inimesed teevad. Nagu ütles Postimehe peatoimetaja hiljuti Arnold Samost, isegi uus skandaalide seeria tegelikult ei mõjuta üldse näiteks Keskerakonna valijaskonda. Inimesed on harjunud reflektoorselt automaatselt hääletama ühe kindla erakonna poolt vaatamata moraalitusele. Lisaks noored ja intelligentsed inimesed peaaegu ei lähe erakondadesse, sest nad ei soovi olla poliitilise tsirkuse osalejad ja nad ei näe, et olemasolevate parteide struktuuride sees nende raamides nad võiksid midagi tõesti ära teha Eesti rahva heaks. Need noored, kes liituvad parteidiga ja hakkavad aktiivselt tegutsema, tihti on sunnitud valima vaikse funktsionääri rolli, ma ise tean palju selliseid inimesi, või hoopis isegi rikkuvad täielikult oma elu, nagu see juhtus endise noor sotsiga Ivor Onksjoniga, et pärast selle skandaali ma ei julge lihtsalt arvata, et see inimene veel saab olla ühiskonnas Eesti mingisugune perspektiiv tegelane. Kõik see on äärmiselt kurb tegelikult ja kes siis veel, kui mitte konservatiivselt ja aatelist maailmavaadet jagavad kodanikud ja kodanikuorganisatsioonid peavad olukorda parandama. Ma tahaks uskuda, et konservatism Eestis on siiski jätkuvalt see just mõttelaad, mis seisab väärtuste eest, aususe eest muidugi ja oluliste Eesti rahva jaoks oluliste väärtuste eest. Ma usun, et noored hea meelega toetaks konservatiivset mõttelaadi, kus oleks arenemisvõimeline, aus, avatud ja salliv. Teine küsimus, mida ma püstitasin alguses, mis on minu jaoks lihtsalt väga südamelähedane, kuidas Eestis elavad rahvusvähemused suhtuvad konservatismi ja selle ideede realiseerimisse poliitikas. Mulle tundub, et Eesti venekeelne meedia, eeskätt Venemaal toodetud meedia on viimase 20 aasta jooksul jõuliselt ja eesmärgipäraselt sisestanud inimeste peadesse sellist hoiakut, et selline karikatuurne marurahvuslane, kes jutumärkides tahab orjastada venelasi, on just nimelt konservatiiv. Ehk siis üldise propaganda taustal konkreetsele valitsemisidеoloogile on omistatud palju negatiivsust. Üks kõige suurematest väärtustest Eesti konservatiivide jaoks on alati olnud rahvusriigi idee. Ma siin oma hea sõbraga Jevgeni Štafovitšiga pärast esinemist MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik Tallinna klubi ees mõtlesin veel pikalt sellel teemal ja tegelikult me jõudsime järeldusele temaga, et kui ühiskond areneb normaalselt, siis on täiesti võimalik, et multikultuursel kujul see ühiskond võimendab ja teeb tugevamaks seda rahvusriiki, mitte vastupidi, nagu paljude jaoks miskipärast on. See on saavutatud siis, kui rahvusvähemused Eestis saavad rohkem võimalusi areneda oma kultuuri, õppida keelt ning hoida sidemeid päritolumaaga. Eesti riik seda vajalikul määral toetab. Ja ma ei räägi siin tegelikult massilisest vene haridusest.
ja ma ei räägi siin vabriku tüüpi kultuurikeskustest, nagu see on näiteks Tallinnas asuv Vene kultuurikeskus. Tegelikult ma tean, et Rakvere linn sai ka väga palju tõsist kriitikat siin Vene ajakirjanduses seoses sellega, et oli otsus sulgeda siin Vene kool. Kuigi tegelikult õpilasi on väga vähe, kvaliteet kannatab ja lõppude lõpuks ei ole mõtet pakkuda haridust venekeelsel moel, seetõttu, et see on venekeelne haridus. See peab olema siiski kvaliteetne. Ja tegelikult siinkohal ma räägin ka pühapäeva koolidest ja lõpuks ka üldisest kliimast ühiskonnas. See peab olema salliv. Ja usun, et konservatiivse valitsemisstiili raames taoliste meetmete rakendamine on täiesti võimalik ja isegi vajalik. Kui iga grusiin, ukrainlane, juut, venelane ja nii edasi tõesti hakkavad tundma hästi oma juuri, siis see niinimetatud venekeelne mass lihtsalt haitub. Siin just tekib see olukord, kui kindla rahvusliku identiteediga inimene ilma suurte probleemideta õpib ära eesti keele, temast saab aus ja lojaalne Eesti kodanik, ta tunneb uhkust oma päritolumaa suhtes ja ka oma kodumaa suhtes. Ja see kõik ilma igasuguse sisemise konfliktita, mis tihti inimestel tegelikult tekib ja takistab normaalset koos elamist siin, näiteks eestlastele. Ma näen seda ideaalse olukorrana, aga siiski ärge arvake, et see on mingi utoopia. Ma usun, et samm-sammult me liigume just nimelt selles suunas. Ja tegelikult hea siin näide on, mul olete kuulnud see, juba nüüd kuulus kollase ajakirjanduse lemmik Margaret Järv, kes siin korduvalt esines meedias selliste sõnumitega stiilis kõik Lasnamäe venelased on tiblad, kes levitavad haigusi ja on mõttetud. Et selle järgis tegelikult üllatavalt kiire reaktsioon Eesti ajakirjanike poolt ja lihtsate Eesti kodanike poolt, mis oli muidugi hukkamõistav. See näitab, et meie ühiskond on läinud küpsemaks. Ja ka eriti hea oli kuulata ja lugeda seda, kuidas inimesed mõistis hukka meediat sellise räige ärakasutamise eest. Ja kokkuvõtteks ma ütles seda, et tõesti praegu Eestis, kus on tõesti olemas poliitiline moraalne kriis, kus on jätkuvalt probleemid multikultuurse ja rahvusriikliku arusaama vahel, selline progressiivne, konservatiivne ideoloogia on tõesti mõnes mõttes ka lahendus. Ja ma usun seda, et selle meie MTÜ eesmärk võiks olla just sellise valgustatud ajastu konservatiivse ideoloogia juurutamine ja heas mõttes propagandeerimine. Aitäh tähelepanu eest! Sergei tegi kiiresti, siis meil on aega mõneks küsimuseks ja vastuseks. Kas keegi soovib? Palun! Mul on selline küsimus, kas Eesti Vabariigi liiklusseadus paragrahv 5 on demokraatlik ja toon näite, kui ristmikul kohtuvad juut, ukrainlane ja võtame eest, kelle see seesõigus? Seaduses inimesi võib võtta. Aga liiklusseaduse paragrahv 5, vaadake, millest seal räägitakse. No ma kahjuks ei ole. Ma ei ole auto seda. Nii et... Esine pole ka.